Jaa. Tere päevast, Tarbijakaitsest siinpool, Mait Alusmaa. Viisime läbi teie kaupluses 2. veebruaril kontrollostu ja tuvastasime mõningaid rikkumisi. Mis siis probleem oli? Ostsime teie poest taluviina ja selgus uurimisel, et see on pisut kangem kui 40 kraadi. No siis ei tohiks ju probleemi olla, kui ta kangem oli. Võib küll sellest probleemi tulla, sest teatud alkoholikoguse tarbimisel mõjub see inimesele erinevalt. A-la stiilis ma võtsin ühe pitsi, eks ole. No. Aga pits mõjub ju teatud alkoholi kraadi korral omamoodi. Kui see alkoholi tase on kõrgem, siis võtab ju kiiremini maha. Läheks veel korra edasi, et näiteks hügieenitarvetel meie kontrollostja ei tuvastanud kasutusjuhendeid. Millise kauba puhul konkreetselt? Räägime siin hambapastast ja pakist naiste sidemetest. Hambapastal on küll peale ju kirjutatud. Ja kuidas on olukord naiste sidemetega? Kõigil on eestikeelsed juhendid peal. No millegipärast ei usu teid. Mis kaup see oli siis? Mis nimi tal peal oli siis? Always naiste sidemed. Alwaysil on kindlasti kõik peal. Kui te nii kindel olete, ehk siis ütlete, mis seal seisab kirjas? Siin on peale kirjutatud uus Always Ultra on unikaalse duo-action sisuga, mis pakub sulle parimat kaitset dermatoloogiliselt testitud ja registreeritud Tervisekaitseametis. Selgus, et ei müü kalleid õllesid ja napse. Olgugi, et ümbruskonnas käib ka turist aeg-ajalt. No see ma arvan, et on küll kaupluse enda teha, et kas ta neid kalleid õllesid müüb või ei müü ja praegu veel eriti talve ajale. No aga turist käib ka talvel, siin ei ole mingit vahet. Ei ole meile vähemalt kauplusesse küll pretensiooni selle kohta laekunud, et meil ei ole, iga inimesel on võimalus valida, võib ka siis mujalt minna osta. No kuulge, see on üleüldine Eesti kaubanduse märk. Kalleid napse on meil küllalt, aga meil kallist õlut ei osteta. Ma saan aru, et see ei ole selline igapäevane minev kaup, aga sellegi poolest see peaks olema nomenklatuuris. Ma vaatan, et see pretensioonide nimekiri on nii suur, et kas nüüd äkki vangi pannakse või? Üks küsimus veel on jäänud. Meie ei mõista, miks te oma poes pakute Poola õunu, kui oma Vasula õunaaed on praktiliselt poe kõrval. Jah, aga Vasula õunu inimesed absoluutselt kiruvad, nad ei taha neid üldse osta, sest nad on sellised ära kuivanud ja ära vindunud ja meil on Poola õun kogu aeg hästi läinud. Kas te ei arva, et Poola õun on vastik ja ikkagi tuleks vähemasti poes pakkuda esmajärjekorras eestimaist toitu? Aga kas te Tartu linnas olete vaatanud, kui palju müüakse ja kus müüakse üldse eestimaist õunu praegusel ajal? Teie ärge tulge praegu mulle seda asja nina lõõruma. Mina helistan teile. Lihtsalt, et seda eestimaist õuna, eks ei olegi praegu kusagilt praktiliselt võtta. Ühesõnaga, meie ettepanek on eristada eestimaist ennekõike ja seejärel kapitalistliku rämpsu poole pöörduda. Ja mis sellele järgneb siis? No, ma annan teile lihtsalt veidi aega kõrval need likvideerida, millest meil siin pikemalt nüüd juttu oli. Meil ei ole ühtegi kaupa, mis oleks meie poolt pakendatud. Absoluutselt. Meil on kõik pakendatud. Kõik tangained, kõik jahud, kõik mannad, absoluutselt kõik. Meil ei ole ühtegi lahtist asja. Ja need kaalud, kui see kaalu peale panna, need on pigem rohkem kui vähem. Millal te viimati kaalu taotlesite? 2007. aasta aprillis tuleb meil järgmine kaalu taotlemine. Ma väidan, et teil on täna sünnipäev. Kus seda vaadate kuskilt elanike registrist või? Seda ma vaatan e-maili pealt, mis on saadetud raadiosse Sky Plus. Appikene. See on nüüd küll täitsa lõppa. Palju õnne sünnipäevaks. Aitäh. Kaja. Kes selle ära tegi? Rauno Märks oli siinpool Tarbijakaitsest ja vihja andis Heiki meile. Selle Heiki ma löön maha. Igal juhul laupäeval ma seda sünnipäevale ei kutsu. Istugu kodus ja söögu võileibu. Tema sööb Vasula õunaaja tooteid hea meelega. Igal juhul, külalist on mul vähem. Tema abikaasa ma siiski kutsun sellepärast, et ma arvan, et tal ei ole sellega midagi seost. Sellise asjaga ta ei hakkama, ma olen praegu täitsa, mul on hing kinni. Ma isegi ei mõtlenud selle peale. Väga hea. Igal juhul ma väga tänan teid. Ilusat peo jätku teile ja kõike head. Edu teile nägemist. Head päeva.